Tere, minu nimi on Pelina ja see video loodi tehisintellekti abil. Tehisintellekt muudab kiiresti psühholoogia valdkonda, pakkudes uusi lähenemisviise psühholoogiliste häirete diagnoosimiseks, raviks ja uurimiseks. Analüüsides kõnet, näoilmeid ja käitumismustreid, suudab tehisintellekt tuvastada vaimse tervise probleemide varajasi märke ning luua isikupärastatud raviplaane, lähtudes patsiendi ajaloost, reaktsioonidest varasematele ravidele ja geneetilistest andmetest. Tehisintellektil põhinev telepsühholoogia võimaldab kaugteraapia seansse, kohandades terapeutilisi lähenemisviise reaalajas pideva andmeanalüüsi põhjal, suurendades ravitõhusust. Lisaks aitab tehisintellekt analüüsida suuri koguseid psühholoogilisi uurimisandmeid, et avastada trende ja arendada uusi ravimeetodeid. Kuid nende edusammudega kaasnevad märkimisväärsed juriidilised ja eetilised väljakutsed, eriti seoses konfidentsiaalsuse, andmekaitse nagu KIPR ja vastutusega diagnostiliste või terapeutiliste vigade eest. Tehisintellekti integreerimine psühholoogiasse peab järgima professionaalseid eetilisi standardeid, sealhulgas inimjärelevalve ja psühholoogi pädevuse säilitamist. Selged õiguslikud raamistikud ja eetilised juhised on hädavajalikud tehisintellekti vastutustundlikuks ja tõhusaks kasutamiseks psühholoogias, tagades patsientide õiguste ja huvide kaitse, maksimeerides samal ajal tehisintellekti juhitud hoolduse eeliseid. Võtke ühendust Crowdie, aiga, et näha, kuidas tehisintellekt saab tõsta teie klienditoega seotud äri.